Tere! Käesolevas videos räägime tahkes faasis ainetest ehk tahkistest ja üldisemalt tahkest faasist ja selle käsitlemisest teaduses. Väga laias laastus võib tahkised jagada kahte suurde kategooriasse. Meil on kristallsed tahkised, milles esineb kaugkorrastatud struktuur ehk kaugkorrapära. Näiteks nagu sellises mudelis meil siis korduvad samasugused ioonid jälle ja jälle ja jälle. Ja meil esinevad amorfsed tahkised, millele on iseloomulik samasugune lähikorrastatud struktuur nagu vedelikele, aga erinevalt siis vedelikest, kus molekulid saavad omavahel liikuda, amorfsetes tahkistes on nad piisavalt üksteise külge nii-öelda tõmbunud või seotud, et see materjal oma kuju kergesti ei muuda. Näitena võime siin vaadelda ränidioksiidi, mida me võime ühest küljest leida kristallses vormis kvartsina, kus on korrapäraselt selliste kuusnurkadena seotud hapniku ja räni aatomid. Ja on siis alternatiivne variant kvartsklaas, mis on nagu kõik klaasid muideks amorfsed tahkised ja see on selline võib-olla veidikene kunstniku nägemus ebakorrapärane struktuur. Siin on mul ka pildid. Kvarts moodustab väga ilusaid kristalle, mäekristalle, mida võite võib-olla erinevates loodusmuuseumites näha, aga võib-olla ka vastavatest poodidest isegi endale osta. Ja kvartsklaas on siis natukene teistsuguste omadustega kui tavaline klaas. Laseb väga hästi läbi ultraviolettkiirgust ja samuti on ta väga kuumakindel, saab väga kiireid temperatuuri muutusi temaga teha, ilma et ta selle tõttu puruneks, aga samas on ka kvartsklaas väga habras ja teda on tunduvalt raskem töödelda. Keemilise sideme seisukohalt jaotatakse tahkised 4 põhikategooriasse. Need on molekulaarsed, mille puhul koosneb tahkis üksikmolekulidest, mis omavahel on seotud ainult molekulide vaheliste jõudude kaudu. Atomaarsed tahkised, mille puhul me saame rääkida üksikatomitest ja nende vahelistest kovalentsetest sidemetest. Võib-olla meil terve see tahkekeha on teatud mõttes üks molekul, sellepärast et järjest kovalentsed sidemed seovad aatomeid omavahel. Siis on meil metallsed tahkised, metallid, tihti iseloomuliku läike ja muude omadustega, kus meil on põhimõtteliselt metallikatioonid ja ühine elektronpilv, mis neid seob. Ja lõpuks ioonilised tahkised, nagu näiteks tavaline keedusool, mille puhul on meil vaheldumisi katioonid ja anioonid. Nii mõnelgi juhul on võimalik tahkise tüüpi puhtalt tema omadusi vaadates ära tunda, kuigi teistel juhtudel ei pruugi see ka nii lihtne olla ja võivad olla vaja spetsiifilised süvauuringud. Näiteks amorfset ja kristallset ioonilist tahkist, ütleme klaasi ja keedusoola, võib olla suhteliselt raske teineteisest eristada, aga näiteks metalliline on siin siis ära toodud meil esimesena tabelis, moodustavad metallilisi tahkiseid põhiliselt S ja D elemendid ja on tüüpiliselt sellise metallilise läikega, juhivad hästi elektrit, kui neid tugevalt deformeerida, siis nad mitte ei lähe kildudeks, vaid muudavad kuju, on sepistatavad, venitatavad ja nii edasi. Ioonilised tahkised, mille hulka kuuluvad väga paljud soolad, on üldiselt siis rabedad või kõvad. Kui neid üritada deformeeruda, siis nad pigemini lähevad kildudeks või pulbriks ja samuti nad võivad olla vees lahustuvad, mitte kõik ioonilised tahkised ei lahustu vees, aga need, mis seda teevad, need moodustavad elektrit juhtivaid lahuseid, nad dissotseeruvad lahustumisel ioonideks. Väliselt võivad nendega suhteliselt sarnased olla atomaarsed tahkised, aga kuna need on seotud kovalentsete sidemetega läbi kogu kristalli,
siis on nad üldiselt väga kõvad. No siia kuuluvad teemant, aga ka sama länidioksiid kristallses vormis ja mitmed muud elemendid ja ühendid, mida siin on nimetatud. Ja need reeglina vees ei lahustu ja võivad siis olla erakordselt kõvad paljudel juhtudel ja samuti on neil iseloomulik väga kõrge tuhandetesse kraadidesse ulatuv sulamistemperatuur. Ja vastandina molekulaarsed tahkised on just pigemini madalama sulamistemperatuuriga, sest nende sulatamiseks on tarvis ainult molekulide vahelised jõud lõhkuda ja juba hakkavad molekulid üksteise suhtes liikuma, tekivad siis vedelad faasid. Küllaltki sageli on nad ka tunduvalt kergemini purustatavad ehk rabedad, võib isegi mõne aine puhul puhtalt käe vahel olla võimalik see ainetükk katki teha, sest taas see on seotud ainult suhteliselt nõrkade molekulide vaheliste jõudude katkestamisega. Võib-olla igapäevaelust kõige tuntum molekulaarne tahkis on jää, samuti suhkur, mida me paneme tee või kohvi sisse. Et kujutate ette selliste ainete omadusi. Kordame siis veel kord üle, et molekulaarsed tahkised koosnevad molekulide vaheliste tõmbejõududega koos hoitavatest üksikmolekulidest. Võivad nad olla nii kristallilised kui amorfsed ja täpne struktuur sõltub siis nende molekulide kujust ja vastastiktoimest. Siin on mul näitena jää struktuur ära toodud. Jää on korrapärane, on selline otsevaade, siin on seesama struktuur natukene nurga all kujutatuna. Vesi ja jää moodustavad ka sellise huvitava koosluse, et jää on teatavasti veest kergem. See on üsna haruldane. Enamik aineid tahkesfaasis on tihedamad, ehk siis vastav tahkeaine vajuks sama aine vedela faasi suhtes põhja, aga jää puhul seletatakse seda sellega, et vesi on korrapäratu või korrapäratum kui tahke jää ja veemolekulid jääs, näete, siin vahel on sellised nagu väiksed tühemikud ja selle tõttu jää on hõredam kui vesi. Siin on ka üks graafik, mis iseloomustab jää ja vee tihedust. Horisontaalteljel on siis temperatuur, vertikaalteljel tihedus, teatavasti puhas vesi on 1,0-le väga lähedase tihedusega, siis grammides kuupsentimeetri või kilogrammi kuupmeetri ühikute juures. See nüüd sinisena kujutatud kõver näitab seda tiheduse äkilist muutumist külmumisel või sulamisel 0 kraadi juures ja selle teise kõvera peal on välja toodud see asjaolu, et kõige suurema tihedusega on vesi umbes +4 kraadi Celsiuse juures, siis hakkab juba see struktuur tasakesi lähenema jäästruktuurile ja madalamal temperatuuril hakkab tihedus natukene kahanema. Seda selle teise kõvera pealt on võib-olla suhteliselt raske välja lugeda, siis on siin üles suurendatud see väiksem kõvera osa. Ja nagu öeldud, enamike teiste ainete puhul on tahkefaas suurema tihedusega ja sellisel juhul vastav tahkeaine vajub sulafaasi suhtes põhja. Atomaarsed tahkised, nagu ma mainisin, on seotud omavahel aatomid kovalentselt. Võime kogu seda tahkise tükki vaadelda üksikmolekulina, kuigi sageli ta koosneb paljudest väiksematest kristallidest. Ja erineval viisil seonduvad aatomid võivad moodustada allotroope ehk ühe ja sama keemilise elemendi erinevaid tahkeid struktuure. Klassikaline näide on siin muidugi süsinik, millel on tuntud umbes 10 allotroopi või sõltub mida lugeda. Kui seal vaadata erinevaid fullereene ja erinevaid nanotorusid, siis ulatub nende arv tõenäoliselt sadadesse või tuhandetesse. Ja vaatame siin siis põhiliselt teemanti ja grafiiti kui igapäevaelust kõige tuntumaid süsiniku allotroope. Teemandi puhul on meil tegemist siis tetraeedritest koosneva struktuuriga ja ta on
teatava nurga all, võib-olla see joonis ei ole kõige parem, Vikipeediast võite vaadata, on animeeritud kujutis, kus kohas see struktuur pöörleb ruumis. Ja kõrval on siis grafiit, mis on hoopiski kihilise struktuuriga, kus on sp2 hübridisatsioonis süsinikud nagu benseenis, aga nad moodustavad selliseid siis kihte või lehti ja nende vahel on taas põhimõtteliselt molekulide vaheliste jõudude tüüpi tõmbejõud ja atomite vahelised kaugused kihis on tunduvalt väiksemad kui nende kihtide vahekaugus. Järgmiseks vaatleme metallilisi tahkiseid. Need on selles mõttes lihtsamad käsitleda, et meil on kõik aatomid või ioonid ühesugused. Võime siis mõelda seda kui aatomite paigutust. Teatud analoogia on meil siin näiteks puuviljade paigutamisega mõne hoolika müüja puhul või kahurikuulide paigutamisega siin kusagil välismaal ühes muuseumis tehtud pildil. Võime juba siin seda pilti vaadates tähele panna, et need kuulid moodustavad korrapäraseid kuusnurkasid. Ja kuusnurk ongi selline iseloomulik üksus, mida ühes kihis on küllaltki lihtne ette kujutada, et ega tihedamalt enam neid aatomeid paigutada ei õnnestu. Kui me nüüd lisame siia järgmise kihi, siis me saame paigutada nad kenasti esimese kihi aatomite vahekohtadesse ja paneme tähele, et kui meil oleks mingi selline aatomitest väiksemat mõõtu kõrs, praktikas niisugust asja ei ole, aga nende mudelite peal saab seda kenasti teha, siis me saaksime siit veel panna selle kõrre läbi, samas meil tulevad ette kohad, näete, kus on juba aatom ees. See muutub meil kohe järgmise kihi paigutamisel oluliseks. Kui me nüüd hakkame siia peale panema kolmandat kihti, siis selgub, et meil on kaks võimalust. Meil on võimalik panna esimene ja kolmas kiht kohakuti. See oli meie esimene kiht, siin on meie kolmas kiht ja esimene ja kolmas on üksteise kohal, ma saan endiselt siit selle kõrre läbi panna, samas kui mul on ka asukohti, kust kohast seda asja enam teha ei saa. Aga on ka teine võimalus, nimelt ma võin jälgida, kus kohas need vahekohad on ja järgmises kihis need täpselt kinni katta. Nüüd selgub, et meil on 3 sorti kihte sellises struktuuris. Meil oli see esimene kiht, teine, mille paigutamiseks oli põhimõtteliselt ainult üks võimalus, aga kolmanda me nüüd panime spetsiaalselt selliselt, et näete, osadel tuleb kohe järgmisest kihis aatom ette, teistel 2 kihi järel, aga põhimõtteliselt ei ole enam võimalik seda kõrtsit läbi pista. Ja selgub, et need ongi 2 tavalist tihepakendi struktuuri. Kui me tähistame neid kihte erinevate tähtedega, siis esimesena moodustatud variant, me võime öelda, et see on A ja B ja siis on jällegi A kiht ja sellist nimetatakse heksagonaalseks tihepakendiks. Heksagonaal ehk siis heksagon 6-nurk. Ja see on küllaltki levinud ka mitmesuguste metallide korral. Seda teist varianti nimetatakse kuubiliseks tihepakendiks. See esineb terve hulga teiste elementide korral. Kui me tähistame neid kihte A, B ja C, meil on nüüd 3 sorti asetused, siis me võiksime seda pakendit iseloomustada kui ABC kihtide kordumisena, erinevalt siis heksagonaalsest pakendist, kus meil on ainult A ja B tüüpi kihid vaheliti. Ja sellisel juhul tekib küsimus, et kus kohas see kuup on. Ja paraku selle kohta, kuidas see kuup selle kihtide suhtes paigutub, on ka YouTube'is mõned vigased videod, et olge ettevaatlikud, kui te püüate sealt neid animatsioone otsida, aga ma püüan siin ka nendest keradest kokku panna kuubi,
et te näeksite, kuidasmoodi see moodustub. Ta moodustub nende meie algselt pandud kihtide suhtes täpselt siis igatepidi nii-öelda 45 kraadi nurga all. Siit kaameras on kenasti näha siis ruudukujuline tahk ja selle keskel veel üks aatom. Et see kuup on natukene suurem, selles mõttes nad ei ole tihedad, et kuubi servades aatomid ei puutu omavahel kokku. Ja siin on meil ka mõned joonised, mis seda sama iseloomustavad. Vasakul pool on siis kuubiline tihepakend eri värvidega kujutatud, erinevat tüüpi asetused ja paremal heksagonaalne tihepakend ja kui te tähelepanelikult vaatate, ka siin on ära toodud need kohad, kust ma sain selle puumudeli korral kõrre läbi pista, kus siis aatomite vahele jäävad sellised nagu kanalid või tühemikud. Ja siin on ka veel üks joonis, kus on siis näha ühest küljest seesama ühikrakk, mida ma teile äsja mudeli peal näitasin, ja teisest küljest, kuidas need aatomitasandid on siis 45 kraadi nurga all kõigi 3 koordinaattelje suhtes. Kui te soovite sellesse süveneda, siis see on meil ka loengu slaidide hulgas või võite siin video korraks pausile panna ja nende üle järele mõtiskleda. Ja viimaseks vaatleme joonilisi struktuure. Need on tüüpiliselt mitmesugused soolad, kaasa arvatud meie kõige tavalisem keedusool. Ja selleks, et jooniline struktuur üldse saaks moodustuda, on meil tarvis vähemalt katiooni ja aniooni, kuigi päris sageli on tegemist ka segasooladega, kus on kas mitu erinevat katiooni või mitu erinevat aniooni, et need struktuurid võivad minna päris keerulisteks. Paneme ka seda tähele, et jooni sees, kõige sagedamini aniooni sees, võib esineda kovalentne side. Näiteks kui me mõtleme sulfaatioonile, siis sulfaatioonis hapniku ja väävli vahel on kovalentne side, aga näiteks natriumsulfaadi kristallis on siis mingil viisil vaheliti paigutunud 2 naatriumiooni kohta 1 sulfaatioon. Ja nende vaheline side on jooniline. Nüüd tulles lihtsamate ehk üheaatomiliste joonide juurde tagasi, võime reeglina ka tähele panna, et need joonid on erineva raadiusega. Anioonid on üldiselt suuremad kui katioonid, sellest oli meil perioodilisuse süsteemi teema juures ka natukene juttu. Seega erinevalt metallilistest tahkistest tuleb meil siin arvestada juba vähemalt 2 erinevat mõõtu objekti pakkimisega, ja selgub, et mõnedes lihtsamates kristallides me võime kujutada ette nii, et anioonid on nii suured, et katioonid mahuvad nende vahele sinna tühemikesse ära. Ja võime seda käsitledagi kui anioonide tihepakendit, mille vahele on siis katioonid kiilutud. Vahel nad lükkavad ka need anioonid üksteisest veidikene eemale, aga see üldine struktuur sellele vaatamata säilib. Selliselt saab mitmed lihtsamad soolade struktuurid kenasti ära seletada. Üks väga tuntud struktuur, mille kohta meil on siin ka juba nähtud mudel, on naatriumkloriidi kristallivõre. See on, nimetatakse seda lihtne kuubiline, inglise keeles simple cubic struktuur või pakend, mille korral meil on joonid vaheldumisi 90 kraadiste nurkade all. Ja tegelikult selgub, et see ei olegi looduses nii väga levinud. Loomulikult neid sooli on omajagu, aga väga paljud soolad, kas siis erinevate joonide raadiuste tõttu või ka juba selle tõttu, et nad ei ole sfäärilised, on mitmeaatomilised joonid, eelistavad teisi struktuuritüüpe. Toome siin sisse ka sellise mõiste nagu koordinatsiooni arv, see on siis lähimate naabrite hulk. Näiteks, kui ma siin mudeli peal vaatan, ütleme, seda hõbedast jooni, mis on temast punased üleval all, ees taga vasakul paremal, tal on 6 naabrit ja see kehtib iga jooni kohta sellises struktuuris. Me ütleme, et lihtsas kuubilises pakendis on jooni koordinatsiooni arv 6.
See arv üldiselt kipubki olema seal 6-8 kandis, kuigi leidub ka struktuure, kus ta ületab 10 ja vastupidi võib minna ka alla, näiteks 4 on suhteliselt veel tavaline. Nüüd, tseesium on mõnevõrra raskem ja suurem element võrreldes naatriumiga ja tseesiumkloriid on ka juba ühe teise väga levinud struktuuritüübi esindaja. Siin on õpikuterminina põimunud kuubiline, nimetatakse ka ruumtsentreeritud kuubiline, kus siis üks täiendav aatom või ioon on selle kuubi keskel. Et tseesiumkloriidi puhul siis ühed ioonid paiknevad näiteks kuubi keskel ja teised siis nurkades ja vastupidi, siin võib jätta mulje, et need siniseid on 8 korda rohkem kui punaseid. Tegelikult punased tulevad siin kohe järgmistes kuupides sama tihedalt, et tegelikult on tegemist kenasti 1:1 suhtega. Ja paneme nüüd tähele, et koordinatsiooni arv läheb meil siin 8. Punasel, siin on hästi näha selle jooniste peal, siis punasel keral on 8 temast sama kaugel olevat sinist naabrit ja tegelikult siis naaberkuupides sinisel on samamoodi 8 punast naabrit. Ja siin ka üks variant, mis on samuti looduses erinevate soolade puhul üsna levinud, niinimetatud sfaleriidi tüüp, mida meil siin esindab näiteks tsinksulfiid, kus on meil igal ioonil on 4 naabrit, koordinatsiooni arv on 4 ja seda ongi lihtsam joonistada tetraeriliste keemiliste sidemete struktuurina. Ja sellisel juhul jällegi nad on teatava nurga all selle kuubi suhtes. Selles mõttes võib-olla natuke raske ette kujutada, aga võite võib-olla jällegi otsida mõne animeeritud joonise või video internetist, mis selle pöörlemisega ehk ka paremini esile toob. Erinevate kristallstruktuuride kirjeldamisel üks oluline mõiste on ühikrakk. See on siis väikseim kristalli osa, mille kordamisel või üksteise kõrvale paigutamisel me saame selle kristalli ruumilise struktuuri kätte. Kui me võtame siit jällegi selle mudeli, siis tegelikult see ühikrakk on siin, võtame siis niimoodi üks hall, üks punane kera ja nüüd sealt hakkab jällegi korduma hall ja punane, et see ühikrakk hõlmab tegelikult siis ühe kuubi ja veel pool ka igalt poolt naaberkuupidest. Ühikrakkude kirjeldamine on terve omaette väikene teadusharu, kristallokeemia tegeleb sellega. Ja siin on meil ka kujutatud näiteks siis kuubilisele tihepakendile vastav niinimetatud tahttsentreeritud kuubiline võre. See ühikrakk joonistatakse siis sellise kuubina ja selle kordamisel me saame jällegi vastava struktuuri, ruumilise struktuuri. Oli juba juttu meil ruumtsentreeritud kuubilisest võrest ja sel siis samuti see kuup, mida me varem juba ka näitasime, on ühtlasi selle ühikrakk ja siin on meil ka ära toodud fakt, et selliselt kristalliseeruvad mõned tuntud metallid nagu naatrium, kaalium ja ka raud. Võiks mõelda, et kõige lihtsam on selline primitiivne kuubiline struktuur, mille puhul ainult kuubi tippudes ongi aatomid, aga selgub, et kuna sinna kuubi keskele jääb nüüd suur tühemik, siis see ei ole kuigi levinud. Näiteks lihtainetest metallidest ainult poloonium omab sellist struktuuri, aga joonide puhul on see tunduvalt levinum, näiteks kas või naatriumkloriid. Matemaatikud ja füüsikud on ühikrakkude klassifitseerimisega põhjalikult tegelenud juba kõvasti üle 100 aasta tagasi ja selgub, et on 14 põhilist rakutüüpi, mida siis nende süstematiseerija järgi nimetatakse ka Bravais rakkudeks. Ja kui te soovite selle alaga põhjalikumalt tegeleda, siis tasub nendesse tabelitesse ja joonistesse süveneda. See on omaette selline geomeetria nurgakene. Võite vaadata, kuidas need perioodilised süsteemid moodustuvad ja samuti võite mitmelt poolt juurde lugeda.
aga käesoleva kursuse raames me Bravais-rakkude ja üldisemalt kristallide analüüsi detailsemalt ei lasku. Kui teil on huvi, kuidasmoodi üldse inimesed kristallide struktuuri teada saavad, siis on keemiaõpikutes ka ja samuti internetis põhjalikult kirjeldatud röntgenstruktuuranalüüsi meetodid. Põhimõtteliselt siis röntgenkiired lastakse kristalli peale, nad seal peegelduvad ja hajuvad kindlatel viisidel, saadakse spetsiifiline muster ja selle mustri analüüsis, tänapäeval on see arvutite abiga, on siis võimalik tagasi tuletada nii selle ühikraku kuju, suurus kui ka ioonide või aatomite paigutus ühikrakus. Aga tahkistest siinkohal tänaseks kõik. Tänan teid kuulamast.